Nonii, minu tibu snorkeldab. Ei taha kuidagi sealt ära tulla. Ei on päris armas. Päris armas. Oja, mis voolatus ühest ojast teise vahel ülis on. Aga, tibu. Joop, mis teed seal? Kuku. Ära ütles sulle, et võtta päriselt ka nagu või. Äkki ei lähe. Tibu. Aga tuled tagasi äkki või? Tuled tagasi äkki, mitte täna päris märjaks ennast. Aga ta, no nii tahab täitsa uskumata. Nii. Kas sa tibu tunnetad ära, et põhi on all või? Ja nii lähed oma kepakistega. Võt nii imeks ja. Ja talle lihtsalt nii meeldab. Jaa. Kahjuks meil allikavesi enam tagasi ei tule. Kirikukõrgis, aga oja kaldal on natuke parem lubada teda vette, sest vesi on puhtam, aga liikuvam. Aga tiikides on juba vetikad ja väiklad. Aga tibu, palun tule sealt ära. Tibu, tule ära, sealt on pahutab ja imelik on. Tule. Lähme jalutame. Tule. Aga jah, siin on meil just nimelt see park ja tiigid ja ojad jooksevad siin ja see on koht, kus kevad, suvi, sügis on nii lahe käia jalutamas. Et see on mulle alati meeldinud, aga kuidagi liiga üksi oli üksinda tulla, mine pekki. Kus sa kadusid nüüd? Kus sa kadusid, kes võis ära jälle? See tibu poja. No näed, noh. Ja kui ma lasen tal olla, nagu ta tahab olla, siis no jah, ma natuke panen praegu piiri, et ta läbi märjaks sealt. Noh, ega see oli eriti hea ei ole siin. Aga tibu. Need on loodusrõõmud. Mida sa nüüd näresid? Nii, kas on kõik korras? Tipupoja on kõik korras ja tipupoja on õnnelik. Vot see ongi see, et ükskõik, kui valus on mul endal kehas, millised on minu liigeste või lülide või mis iganes valud. Aga ma lihtsalt panen ennast valmisuseni kodunt välja tulema. Võtan lisavalu haigestid sisse ja lihtsalt see, et pakkuda talle seda rõõmu, mida tema vajab. Ja siis, kui ma olen välja jõudnud, siis ma tunnen ise sellest rõõmu. Ja see on nagu iga need pikemad jalutuskäigud on täpselt sellised, et no ei jaksa minna juba ja kõik. Aga ma tean, mis on selle tulemus. Ma tean, et ma ise naudin ja minu kallikene naudib ja siis lähed välja. Eks ole see, et kuidas ma ütlen siis, olgu see depressioonis või eluaegse sellise depressiivse olekuga inimese elu ja samas ka introvert ja nii edasi, et koer on mega suur õpetaja, toetaja, teejuht. Sa pead teda õpetades panema ennast proovile, paned sind igati proovile ja koos temaga sa saad nautida lihtsalt kohale. Nii praegu. Et see on midagi nii siirast, nii puhast, et sõnust kõik oma kehavalud ja oled lihtsalt kohal õlus. Ja ma lihtsalt naudin enne iga päev tänamatuks, et ma iga päev olen väga tänulik, et ta mu elus on sellise nagu ta on, oma tõttuste, oma kiitsudega. Ma olen nii tänulik endale, ma õpin olema tänulik endale, et ma tema oma koju, kuidas mõelda siis, kutsusin, pakkusin talle kodu ja et see oli
ma kartsin, kas ma saan hakkama, kuidas saan hakkama, nii edasi, sest koer vajab ilusat hoolt, ta vajab head toitu. Ja ma tegin selle ära ja ma olen nii tänulik iseendale. Õpin olema iseendale tänulik, et ma tegin selle ära, sest see imeline hingeke, kellega ma koos nüüd õpin nautima rohkem kohalolu hoopis teisest vaatest. On lihtsalt nii eriline, nii äge ja seda ei saa võrrelda ei kellegi, ei millegiga. See lihtsalt nii on. Ükski loom iseenda ei asenda inimest, aga inimene ei saa ka looma asendada, mitte kuidagi. Sest kui sa armastad oma hinges loomi, need on kõik justkui ühel kohal su südames. Kõik armastavad. Meil tuli külaline. Head õhtut.